Tere ja ilusat päeva. Järjekordselt alustame oma 4. osaga tööstuslike tööväljavõrkude struktuur. Ja tuletame seda varasemat slaidi meelde, kus on meil ilusti 3 tasandit, on tööväljatasand, juhtimistasand ja informatsioonitasand. Ja edasi hakkamegi vaatama, kuidas need tasandid omavahel toimivad, milliseid protokolle kasutatakse ja nii edasi. Tööväljavõrgud paiknevad tööstuslike süsteemide hierarhia muidugi kõige madalamal tasemel ja nende peamine eesmärk on kanda andmeid terminali, tööväljaseadmete, andurite, tajurite, täiturite ning kõrgemate hierarhilisel tasemel olevate seadmete nagu programmeeritavate kontrollerite ja operaatorjaamade vahel. Tööväljavõrkude poole pealt omaks võetud spetsifikatsioonidest on algselt arendatud, kui ühe ettevõtte toode on täna automatiseerimisseadmete tootja on ühinenud mitmeks organisatsiooniks, mis toetavad ühe või teise töövälja kommunikatsioonistandardit. Selle põhjuseks on ka fakt, miks parem jõudlus, odavus töövälja kommunikatsioonis kindlustab suurema turuosa. Hoolimata sellest, et tööväljavõrgud on avatud, näitab praktika, et erinevate tootjate seadmed ikkagi reaalselt ühes võrgus ei tööta. Tööväljavõrkusid iseloomustab struktuuri lihtsus, kõrge andmeedastuskiirus, paindlikkus ja sellesse kuuluvate komponentide ideaalis madal hind, kuigi seda päris nii alati öelda ei saa. Lisaks hõlbustavad nad olulisel määral võrgusidega automaatsete juhtimissüsteemide diagnostikat ja äärestust. Nii, aga põhiteema on tööväljavõrkude puhul kindlasti see, et erinevate tootjate seadmed töötaksid ühes keskkonnas. Nii et arvestage alati seda punkti. Ja tööväljavõrkude seadmete kokkusobivus, mis on kõige tähtsam, määrab nende seadmete omadused, mis on erinevad diagnostikafunktsioonid, erinevate seadmete sidumine põhikaablitega ja neist eemaldamine ilma ülejäänud sõlmede vahelist kommunikatsiooni segamata ja ka elektrivoolu välja lülitamata. Automaatne seadmete konfigureerimine ilma spetsialiseeritud seadmeid ja tarkvara kasutamata, seadmete standardiseeritud profiilide kasutamine, seadmete füüsilise võrku ühendamise standardiseeritud mehhanismid, kindlasti väga vajalik on tänapäeva tööväljavõrkude seadmete enesediagnoosi funktsioonid ja ettemääratud funktsioonid kriitilise seisundi tuvastamiseks. See on see, et kui kusagilt jookseb läbi veakood või mingid muud häired, et siis ka need seadmed suudaksid seda jälgida. Siin on üks niisugune väga hea pilt ja kui me seda vaatame, siis siin on jälle samamoodi 3 tasandit. On tööväljatasand, juhtimistasand ja informatsioonitasand. Ja siin ongi nagu selles mõttes päris hästi näha, on erinevad tööväljavõrgud ja üldse siin lehe peal on näha erinevad võrgud, mida siis kasutatakse erinevatel tasanditel ja mis eriti hea ka erinevate tasandite vahel. Ja meie vaatame praegu muidugi seda alumist osa ja vaatame lühidalt, mida need võrgud, mis siin kõige suurem segadus on just selle alumise osaga, neid on kõige rohkem ja siin on veel 2 alaosa, on pidevad protsessid ja mittepidevad protsessid. Nii et selles mõttes esimene pool on mittepidevad, mis annavad ainult signaali vastavalt vajadusele ja pidevate protsesside võrgud. Ja kui teistpidi vaatate, siis informatsioonitasandil on näha siin ainult 2
2 võrguprotokolli, tööstuslik Ethernet ja ATM, aga Ethernet on selles mõttes nagu kõige parem, et teda siis nagu võidakse kasutada nii juhtimise, informatsiooni kui ka töövälja tasandil. Aga praegu me tegeleme töövälja tasandil. Tööväljavõrkude rakendamisel tuleks järgida järgmisi tingimusi. Esimene punkt on kindlasti erinevate tootjate poolt tehtud seadmete kokkusobivus ja vahetatavus. Tööväljaterminalid peaksid automaatsetes juhtimissüsteemides toetama kiiret võrgusidet, võimalik kiiresti paigaldada ja häälestada, paindlik komponentide valik, terminalide ja intelligentne enesediagnostika, süsteeme saab paigaldada kuni 1000 meetrit füüsilise jaotuse paigutusega, see oleks ka nagu hea üldine reegel, ja kaabliga ühendatavate seadmete piiratud arv on tihti ja seda tuleb kindlasti jälgida. Tööväljavõrgud täidavad võrgusidega automaatsetes juhtimissüsteemides järgmisi funktsioone. Andmete edastamine terminalide vahel nagu loogikakontrollerid, täiturid, andurid ja muu analoogiline pool. Seadmete konfiguratsiooni puudutava lisainformatsiooni edastamine. Tööväljavõrkude oluline omadus on võimalus ehitada avatud süsteeme, kuna puudub vajadus võrgustruktuuri keskse juhtimise järele. Võib-olla tänapäeval praegu, kas see viimane punkt on nüüd väga primaarne, et kas alati see avatud süsteem on kõige parem või ei ole. Siin on slaidikene, mis on tööväljavõrkudes kasutatud informatsiooni ülekande meetodid. Ja tööväljavõrkude ülekandemeetodid võimaldavad edastada informatsiooni ühele või mitmele sõlmele võrgus. Informatsiooni võrgustamise baasüksused on kaadrid, andmepaketid ja datagrammid. Kaader koosneb bittide ja baitidega tööväljadest ja seostatakse tihti OSI mudeli füüsilise kihiga, kusjuures andmepakett seostatakse selle mudeli kõrgemate kihtidega. Ja tööväljavõrkudes kasutatakse, nagu siin pildi peal on näha, niisugused huvitavad tekstid, ülem PLC on kõik, nagu alumine pool on olemas, kasutatakse mitmeid informatsiooni ülekandemeetodeid. Põhiliselt on 2, kuigi on olemas multiedastus. Multiedastuse puhul edastatakse andmepakett saatja poolt saajale võrgus. Saatja adresseerib andmepaketi, kasutades saajale multiedastusaadressi, mis peale see saadetakse üle võrgu igale multiedastusaadressis olevale saajale. Üksikedastus on siis ainult konkreetse saatja ja vastuvõtja, konkreetse vastuvõtja tarbeks. Leviedastusmeetodi puhul on ka veel olemas, edastatakse andmepakett kõigile võrgus asuvatele seadmetele. Saatja adresseerib paketi kasutades leviedastusaadressi, mis peale saadetakse see üle võrgu kõikidele seadmetele. Nii et on üksik, multi ja leviedastus. Tööväljavõrkudes jaotatakse seadmed järgmistesse klassidesse: ülemseadmed ja alluvusseadmed. Ülemseadmed määravad andmevahetusmeetodid võrgus ja täidavad juhtimis- ja informatsiooni juhtimisfunktsioone. Need on aktiivsed seadmed, mis saadavad võrgus sõnumeid ilma eelnevate päringuteta, juhul kui neil on autoriseeritud ligipääsumarker antud võrku. Alluvusseadmed on võrgusidega automaatsete juhtimissüsteemide terminalid, töövälja testrid,
muundurid, täiturid, sisendi väljundmoodurid, mõõtmisseadmed. Need on passiivsed seadmed, millel on piiratud juurdepääs võrku. Nad kinnitavad vastu võetud või edastatud sõnumid juhtseadmetele. Nii et tööväljavõrkude kommunikatsioonimehhanismid määravad seadmete vahelised loogilised ühendused, kommunikatsiooniprotokolli ja ühendused seadmetes asuvate objektide vahel. Tööväljavõrkudes kasutatakse kõige sagedamini järgmisi kommunikatsioonimehhanisme. Esiteks on klient-server kommunikatsioonimehhanism. See on kaasaegsetes arvutusvõrkudes põhiline kommunikatsioonimudel. Server jagab siin ressurssi, vastab klientide päringule. Kliendid kasutavad serveri ressurssi. Kliendil peaks olema oma ressursid, et käivitada rakendused, mis kasutavad serverilt saadud andmeid. Üsna tihti on mõned kliendid ja serverid osad andmevõrkudest vahetatud, tehes sellega ülemseadmed klientideks samal ajal, kui alluvusseadmed on võrgus serverid. Ülemseadme funktsiooni saab täita vaid ajusjuhtimissüsteemi DCS programmeeritav kontroller või personaalarvuti abil. Alluvusseadmed on toorandmete allikad, andurid ja muud analoogilised seadmed teistele seadmetele nagu täiturid, kaugsisend, väljundmoodulid ja nii edasi. Kommunikatsioon võrgus algatatakse ülemseadme poolt, mis üritab võtta ühendust ühe või mitme alluvusseadmega. Ja pärast tuvastusprotsessi konfigureerib ülemseade alamseadmed vastavalt neile saadud informatsioonile, nende kasutust arvestades. Töö ajal juhib ülemseade alluvusseadmeid ja omab nende üle täielikku kontrolli, kuni otsustab ühendusega nende katkestada. See mehhanism on oluliseks eeliseks võrguandmete lihtsustatud käsitlemiseks. Suurem osa andmetest on koondatud ülemseadmesse, andmete ja kogu võrgu turvasüsteem on samuti lihtsustatud ja on ka ülemseadmest reeglina. Selle oluliseks puuduseks on see, et kogu võrgu töövõime võib serveri puhul rivist välja langeda. Mitte võib, aga põhimõtteliselt sel puhul langeb. Nii, siis on see vana klassika variant, mida ma arvutivõrkude puhul ka vaatasime, oli see võrdõiguslikkuse ligipääsuga võrk peer-to-peer ja selle kommunikatsioonimehhanism tüüpiline omadus on see, et kõik võrku ühendatud seadmed on võrdväärsed ja võivad samaaegselt funktsioneerida nii alluvana kui ka ülemana. Võrdõiguslikkus kasutatakse identifitseeriva informatsiooni vahetamiseks alluv- ja ülemseadmete vahel. Ja see rakendub keskkondades nagu Profibus, Lonworks, Word, FIP ja nii edasi. Mitmik ülemseadmed. Multimaster süsteem, seda kommunikatsioonimehhanismi kasutatakse juhul, kui mitu ülemseadet vajavad ligipääsu andmetele, mis asuvad ühes ja samas alluvusseadmes. Siin on ka pildi peal. Igal suvalisel hetkel saab ainult üks ülemseade juhtida ja konfigureerida mitme ülemseadme alluvuses olevaid alluvusseadmeid. Nii et seda keskmist kraani saab siis juhtida mõlemad ülem PLC-d või programmeeritavad kontrollerid, aga paraku seda saab, kui üks ülem PLC sellega tegeleb, siis teine paraku samat asja teha ei saa. Nii et selles mõttes. Ja nüüd vaatame natukene terminoloogiat. Terminoloogia on selles mõttes päris tähtis teema. Mul on olemas küll tesaurus loodud, aga üldiselt oleks hea, kui me neid natukene vaataksime. Pollimine. Mis asi on pollimine? Pollimise korral saadab ülemseade päringu igale
alluvusseadmele eesmärgiga vahetada nendega andmeid. Alluvusseade annab tingimusteta vastuse ja see mehhanism ei ole piisavalt funktsionaalne, kuna teised seadmed ei pääse otse andmetele ligi, kuigi neil võib neid vaja minna. Impulss üldlevi puhul saadab ülemseade päringu kõigile alluvusseadmetele, eesmärgil vahetada nendega andmeid. Sellele päringule saadavad vastuse ainult need seadmed, mis on üldlevi sõnumis määratud. Otsesõnumi puhul kasutatakse võrdõiguslikkuse ligipääsuga kommunikatsioonimehhanismide puhul ja seda tüüpi sõnumeid võivad genereerida kõik seadmed võrgus, kusjuures vastuvõtja peab saatma kinnituse. Otsesõnumite mehhanismi rakendatakse võrguseadmete esmasel identifitseerimisel, häälestusel ja diagnostikal. Killustatud sõnumid. Killustatud sõnumite mehhanism tuleb kasutada juhul, kui tekib vajadus edastada sõnumit, mis ületab korraga sõnumi andmemahu. Selle mehhanismi puhul on andmed jagatud fragmentideks, mis hiljem vastuvõtja poolt kokku pannakse ja moodustatakse algne sõnum. Tsüklilised sõnumid kasutatakse perioodiliseks andmete edastamiseks alluvusseadmetelt ülemseadmetele. See mehhanism vähendab võrdõiguslikust ülemseadmete tööd. Olekumuutuse mehhanismi puhul on alluvusseade konfigureeritud, mingi mõõteriist või andur on konfigureeritud nii, et nad saadavad andmeid ülemseadmele ainult siis, kui nende olek või seisund muutub. Ülejäänud ajal kasutavad ülemseadmed viimast alluvusseadmet saadud andmeid protsessi juhtimise eesmärgil, vähendades sel moel olulisel määral võrguliiklust. Nii et päris tähtis teema. Tootja-tarbija mehhanismi puhul kantakse informatsioon perioodiliselt üle võrgu, kasutades üldlevi meetodit, kusjuures iga seade saab ilma viivituseta kätte selle osa informatsioonist, mida ta vajab. Allikas sihtpunkt. See mehhanism on alternatiiv tootja-tarbija mehhanismile. Selle puhul saavad alluvusseadmed ainult neid andmepakette, mis sisaldavad nende seadmete aadressi. Kui mitu seadet vajavad samat infot, siis tuleb iga pakett edastada mitu korda igale seadmele eraldi. Need olid siis sellised terminid, mida kasutatakse. Nii, ja siin on nüüd jälle seesama tore pilt, millega me hakkame edasi minema. Ja vaatame nüüd natukene neid tööväljavõrkusid ja nende lühikest tutvustust. AS-liides on üks kõige lihtsamaid tööväljavõrkudes. Seda kasutatakse elementaarsete sisend ja väljund funktsioonidega terminalide ühendamiseks. CAN-liides on jadakommunikatsioon, mis tööstuslikes rakendustes, mis põhineb ISO 11898 standardil ja võimaldab turvalist kõrge täpsusega andmeedastust. DeviceNet on majanduslik efektiivne võrgulahendus, kus kontrollerid ja tööstuslikud tööväljaseadmed on otseühenduses ilma tavapärase madalama taseme sisend ja väljund kaabelduseta. Profibus on avatud standardil baseeruv tööväljavõrk, mis on laialt rakendatav tootmise automatiseerimises. See võimaldab kasutada programmeeritavate ja hajutatud intelligentsusega kontrollerid, erinevalt nende kontrollerid jagatud võrgus. Ja siin on meil Profibusist ka piisavalt juttu, ma ütlen kohe ette, et Profibusi kasutus tööstusvõrkudes on vähenenud, aga kuna tootmises liiguvad süsteemide vahetamised piisavalt aeglaselt, siis me peame kindlasti seda kasutama. Modicon Modbus Plus on deterministlik tööväljavõrk klient-server kommunikatsiooniga ja kõrge andmevahetuskiirusega kontrollerite ja terminalide vahel.
HART-võrk, kõige laialdasemalt kasutatud automatiseerimisvaldkonna tööväljavõrk, mis hõlmab kõiki tööstusalasid, sealhulgas energiatehnikat, naftakeemiat ja nii edasi. See võimaldab edastada samaaegselt nii digitaalset kui analoogsignaale ning kasutada kõrgendatud turvalisusega võrkusid püsimatus ja ohtlikus keskkonnas. Kas ta nüüd tänapäeval kõige laialt levinud on, aga piisavalt laialt levinud. LAN-Works on võrdõigusliku andmevahetusega tööväljavõrk, standardiseeritud, mida kasutatakse suure hulga terminalidega süsteemis. Interbus määratleb ringtopoloogiaga tööväljavõrgud andmete edastamiseks. Backnet on kasutusel peamiselt ehituse automaatikas ja seda me nüüd väga palju ei puuduta. Serkos on tööväljavõrk kiireks andmevahetuseks optilisel kandjal. See on loodud multikoordineeritud elektriajamite juhtimissüsteemide jaoks. Allan Bradley Data Highway plus DH plus kasutatakse kiire kommunikatsiooniga Allan Bradley kontrollerite juures. General Electric Genius on Allan Bradley Remote IO. See on mõeldud eelpool nimetatud tootjate sisend-väljund kaugmoodulite ühendamiseks ülemseadme. Nii et see puudutab siis General Electricut ja Allan Bradleyt põhimõtteliselt. Nii et siin tekibki see väike segaduse moment. Fundanti on töövälja siin Fieldbus spetsiaalselt arendatud kõrge tundlikkusega rakendustele, mis vajavad kõrget turvalisustaset ja kiiret andmeedastust. Sobib tööstuslikuks kasutamiseks ohtlikes keskkondades, kuna selle põhiomaduseks on ülitäpne sünkronisatsioon juhtimise ja side vahel. Ethernet IP, kõige laialdasem kasutatav reaalajaline side tööstuslikes rakendustes. Ethernet IP on tööstuslik laiend Ethernet TCP IP-le, mida iseloomustab kiire andmeside. Ja see on nüüd selles mõttes tänase või selle loengu lühike sissejuhatus ja järgmistes loengutes vaatame siis Profibus tööväljavõrku protokolle ja läheme step by step edasi. Tänan tähelepanu eest ja kohtume järgmises loengus.